No tervist, head vaatajad! Lõpuks ometi tuleb meil video Eestist ja täna me oleme tulnud Peipsi järvele. Vänto Luurs on toonud mind siit peale ja hetkel otsime kohta, kus sellest praost üle saada. Ja ilmselt me pole ainukesed, ilmselt muud vennad ka vaatavad, et kust üle saada ja eks midagi. Mul on sõber kaasas Steven ja tema laps Steiko. Ja meiega koos siis läheme püüame täna ahvenat või mida iganes. Vaatame üldse, mis tuleb. Kogemus Peipsi pealt on täiesti null. Ilmselt varustus on vale, aga vähemalt ilm on ilus. Selline meie sõiduk. Hetkel me oleme umbes 5 kilomeetri peal hinnanguliselt. Ja nagu ma ütlesin, otsime kohta, kus sellest praokesest üle saad. Ma ei tea, nagu ise ma lihtsalt nagu väga vist ei mõtleks, ma lihtsalt paneksid hooga läbi, aga kuna need mehed nagu teavad, mida nad teevad ja ilmselt need ei taha mõttetut riske võtta, mis on õige ka, et ma ise mõtlen seda, et kui praegult on selline pragu ja see värk nagu liigub, et kuidas meil siis õhtul, kui siin on nagu pool meetrit suurem see pragu võimalik, et mis me siis teeme. Aga noh, eks ole näha, selline see seiklus. Eks midagi, lähme jää peale edasi, vaatame, üritame kala püüda ja loodan, et me saame ka midagi. No, kuhu me nüüd järgmiseks lähme? Järgmisse kalapunkti. Järgmisse kalapunkti? Jaa. Sa käisid proovimas seal? Käisin ja leidsin midagi. Midagi leidsid? Jaa. Seal oli kala all ja sõi ka, aga mõõt ei ole küll kõige parem. Aga vähemalt on kala. Aha, selge. Tuleb. Väiksed on ainult kahjuks. Nii, vahepeal siis Steven sai väikse sööma peale, et 6 kalasid tuli järjest üles. 7. Ühe lasi tagasi. Aga nagu seda suurt kala ei ole veel leidnud ja ega teised ka ei ole leidnud. Et ma arvan, et ma seon endale ka mingi samasuguse rakenduse nagu tallan, eks. Sul oli see Vänto, see soome keeles püstupilki, mis asi ta eesti keeles on? Ongi, eesti keeles on ka püstipilki. Püstupilki, püstpilk. Seal. Vänto püstupilki ja üleval pool on väikene muska. Ma arvan, ma seon endale midagi samasugust. Paistab, et Pärnu kirves Peipsil ei tööta. Keegi ei näinud. Ai, lähed päris konta. Ühesõnaga, tegin siis siukse seti, et siin on Vänto püstpilk all ja punane muska peal. Ja laseme alla ja vaatame, mis meil siin toimub. Steven sellega saab kala. Tõmbab see ketti risk. Ja sinul tuli ka ju. No mul tuli ka, jah. Esimese alla laskmise sain kohe kala. Ma panin kaamera käima, mõtlesin, ma teen selle sama klipi uuesti, aga nüüd ei tule kala. No nii. Tuleb seda kala.
hiljem külje pealt kinni jälle, kuna enne kui ma siin kiitma hakkan, et suur kala, siis ilmselt on külje pealt kinni. Ja ongi. Siuke tunne, et kuigi korra võttis ja mul oli ikka õige tunne. Ma tahaks tegelikult nüüd näidata veel siukest asja, et kui puhas meil on see vesi siin. Siuke tunne ongi, et nagu see tugevaid viskeid ja siis lased alla ja keegi vihane vend tuleb, võtab ära selle. Käi! Noh. Kui ma vaatasin mingi suurem kala tuli järgi, aga vist nägin viirastust. Ma praegu mõtlen, kas ma võtan ta söögiks. Jälle võib võtta. Meie treila on seal. Seal on Steiko, Steven, seal on Kallaste, seal on Mustvee, seal suunal umbes on Narva, sinna poole jääb siis Venemaa ja sinna poole jääb siis ka see, ei teagi, mis seal allpool on, Värska ja Saatse ja kõik sellised kohad. Aga ühesõnaga, ma lähen proovin neid eelmisi auke läbi, äkki saab veel midagi välja meelitada. Ma ei tea, mis kellane meid siin jää peal hoitakse. Aga noh, ilm on ilus, et kui sul ikka kiiret siit maha minna on. Selline isend. Nii, kui te kõik nägite, ma panin Facebooki kuulutuse, ma tahan Peipsile kalale tulla, siis mulle kirjutati postkasti ja soovitati Vänto Luursiga ühendust võtta ja eile võtsingi telefoni välja ja ma helistasin ja telefonile vastas Martin. Ja Martin on meil siin, tema on Vänto Luurs ja milleks sa tegeled? Kaua sa oled tegelenud? Põhiamet on ikkagi lantide tegemine, käsitöölandid, kirved, sikud ja kõik, mis sinna talipüügiga siis kokku puutub. Et kõik põhimõtteliselt talipüügi vahendid siis saab minu käest. Ja sellised kalastusreisid on sul lihtsalt siis boonusena vahepeal? Need on boonusena ja okei, et selles mõttes Pärnus on ikkagi põhitöö on ka pealevedu. Peipsi nüüd on siin sellepärast, et Pärnus lihtsalt jäi hooaeg nii lühikeseks ja tuli siia pakkumine, et kas ma siia ei tahaks vedama tulla ja siis sai tuldud siia kätt proovima. Ja sa rääkisid lantidest ja sa teed nagu põhiliselt ainult jääle, et sul ei ole veel vähemalt augi, merikat? Veel ei ole, aga plaan on, et tulevikus võiks ka midagi suvist siis tulla. Et praegu on jah, põhiliselt ainult kõik talvepüügi vahendid. Ja kus kohast me hommikul välja sõitsime siin Peipsil? Rannaküla. Kas seal on ööbimisvõimalused, sellised asjad on olemas? On, seal saab ööbida ja nii suvel kui talvel on seal asi toimib, et siukene vana pererahvas siis peab siis siukest puhkekodu või mingit selle laadset asja, et seda kuskil bookingus ega kuskil üleval ei ole. Okay. Et siin lihtsalt ongi, peavad ja siis kes teavad, kes need teavad, et siia tulla ja kes ei tea, siis ei tea. Aga nojah, egas midagi ma rohkem sind ei piina. Et minge inimesed vaadake Facebookis Vänto Luurs ja sul vist on Instagramis või kuskil veel? Instagram on ja Facebook on ja nende kaudu saab minuga ühendust igalt poolt. Ja ma panen sinna video alla ka tema telefoninumbri, lingid tema lehele, kus sellega ühendust saada. Ja egas midagi, me läheme üritame veel püüda. Kaua me täna püüame üldse?
nii kaua kui teil isu on, minu poolest võime õhtu videvikuni püüda, kui tahate. Või siis kohe maha minna. Minul kiiret ei ole. Jah, okei. Et võib püüda nii kaua kui isu on, kui kala tuleb. Aga selge, ühesõnaga püüame veel sinna, ilma sitaks ilus ja transport on hea, suur kelk, istekohad, ees on suur pleksiklaas, et mingit tuule asja ei ole, vett kuskilt ei lenda. Et selles suhtes väga selline mugav ja hea oli tulla ja auto on ka rannas parklas ja sealt vist keegi selle värav vist on seal lahti või kinni või kuidas see oli? Seal üldiselt on lahti, hommikul saad sealt suurest väravast sisse ja siis küsitakse 2 eurot parkimise eest. Jah, et hommikul suurest väravast sisse ja väike parkimistasu, tee korrashoiu raha. Jah, aga ühesõnaga, me läheme püüame nüüd kala. Nii, nüüd juhtus selline asi, et meie tubli ATV ilmselt käigukast või mingi vahekast või mingi tagasild või mingi asi andis järgi ja see ATV muutus esiveoliseks. Ja esiveolisena seda käru enam ei tõmmanud. Ühesõnaga, omanik läks randa 6,6 kilti, toob vist saani või mingi muu aparaadi ja tuleb meid päästma. Aga meil pole midagi muud teha, me siis püüame siin aga kala edasi. No nii, meie päästja. Üks kuradi saan. Tuli meil järgi ja vaatame loodetavasti. Nüüd saame maha ka, et paistab, et teised on kõik juba vaikselt maha ära sõitnud, et me jääme varsti viimasteks veel niimoodi. Aga see on veel vaja liikuma saada ja siis pääseme juba kodu poole. No nii, video kõige tähtsam klipp, kui me siin täname ja kätleme ja kiidame, et oli äge ja värki-särki. Sellegi juhtus siuke asi, et minu süü pärast sellel klipil ei ole heli. Aga point on see, et kõik on õnnelikud, suruvad kätt, oli äge reis. Ja kindlasti siis ma veel rääkisin siin sellest kelgust ka, et see kelk on hea ja kõik peab paika. Ühesõnaga, jah. See klipp läks metsa, aga ma loodan, et see mu väikene hääleparandus selle asjale teeb selle asja nagu paremaks. Või siis ka mitte. Või siis ka mitte. Ühesõnaga jah. Vaata, Taavi üritas sellest midagi välja lõigata. No nii, tegelikult see video ei ole veel läbi. Kuidas sul päev täna läks? No suurepäraselt. Suurepäraselt, kala tuli? Oli tore? Jaa. Ilm oli ilus? Külm oli ka natukese? Natuke oli. Ja Steven, kuidas sinu päev läks? Väga vinge oli. Väga vinge? Oli küll. Kõik. Ilm oli ilus, külm oli, kala saime, kõik nii nagu plaanitud. Ühesõnaga, siin me siis seekord nüüd lõpetame ära, et tänaseks aitab. Järgmise korrani.